Tere! Mina olen Jaan ja ma usun, et sulle kindlasti meeldib pildistada ja sa suhtud sellesse täie pühendumusega. Ei ole ju midagi põnevamat kui huvitava valgusega uute paikade pildistamine või eesootav stuudiosessioon. Kui sa tahad aga saada tõsiselt head tulemust, siis ei saa sa kindlasti suhtuda kergekäeliselt sellesse, mida sa teed peale pildistamist. Ja selles videokursuses näitan sulle Photoshopi tehnikaid, mida iga pildistaja peaks teadma, kui ta soovib saada head lõpptulemust. Üks tähtis tööetapp fotograafi jaoks on kindlasti piltide valimine ja organiseerimine. See on üks mõnusamaid asju, kui saad pildilt mälukaardilt ära laetud ja siis näha oma tulemust. Aga ka seal on mõned nipid, mida tasub tunda. Et sa tõesti aru saaksid, miks Photoshop töötab nii, nagu ta seda teeb, siis seletan kõigepealt lihtsalt lahti, kuidas üldse digitaalne pilt tekib ja räägin ka resolutsioonist. Et sinu monitor ja printer annaksid edasi ka õigeid värve, siis jätame värvihaldust ka puutumata. Kõige esimese ja suurema töötlemise sa saad kindlasti ära teha juba Camera Raw's RAW-failide konverteerimisel. Ja tihti ei peagi Photoshopi tööruumi üldse minema ja saad Camera Raw's juba ka lihtsamad efektid ära lisatud. On olukordi, kus kõike lihtsalt ei saa enne pildistamist ära teha. Ja ma näitan sulle, kuidas objekte taustalt eemaldada ja kuidas uut tehislikku tausta tekitada. See on ülesanne, mis teinekord võtab päris kaua aega Photoshopis, aga kui sa tunned õigeid tööriistu, siis on seda lihtne teha. Kui sa oled varem püüdnud eemaldada pildilt punaseid silmi, siis see on paari kliki küsimus, aga palju põnevam on mängida uute retušeerimise tööriistadega. Ma loodan, et sa ei pea liiga palju aega kulutama vistrike ja sensoritolmu eemaldamise peale, aga CS5 on seda päris lihtne teha. Ja lõpuks tuleks pildid ka vaatajani viia ja ma näitan sulle ära põhilised sammud, mis seal olulised on, kui sa tahad pilte veebi jaoks salvestada või digilaborisse viia. Ma olen Photoshopi kasutanud juba üle 15 aasta, aga kunagi ei ole fotodega toimetamine nii põnev olnud, nii et hakkame koos pihta.